Kus oled nüüd sa, mis sinust on saanud? Ühine tee, mida mööda sai käinud, tolmuks on saanud. Valgamaalt Taagepera lossist koju sõitlev Kaarel Veike märkas varahommikul Äriküla lähistel maanteel imelikult liikuvat koera. Viimasel ajal hüljatakse palju lemmikloomi, raha napib ja lemmikloom lihtsalt visatakse minema. Kaarel arvas, et tegu võib olla ehk järjekordse õnnetuga, kes maanteele oma lõppu ootama jäeti. Mees pidas masina kinni. Mõtlesin, et äkki on kuskilt lähedalt hoovist ära põgenenud ja siis natuke aega ootasin koha peal, helistasin Taagepera sinna lossi tagasi administraatorile, uurisin, et mis parasjagu, kas äkki väiksem koht, et teavad üksteist, kelle koerad on, pimedaid koeri väga palju ei ole. Tundus, et koer oli täitsa pime. Ühte silma tal polnud üldse ja teine oli ka imelik. Kuidas sa sellise ikka teele jätad? Jääb teine veel auto alla või tekitab liiklusõnnetuse, kus inimesedki viga võivad saada. Nii otsustatigi koos naisega, et maksku mis maksab, aga üritatakse ikka vaest hinge aidata. Porine peni tõsteti autosse. Seda ei teeks vast enamus eestimaalasi. Hakkasin otsima ümbrikaudsetest majadest, et kas keegi tunneb koera. Leidsin mingi mehe, tema ütles, et ei tea, helistas oma sõbrale, ei tea. Ühesõnaga koer oli tundmatu selles kohas. Käis niisugune mõte ka peast läbi, et tegemist üljatud koeraga äkki? No tegelikult käis, kuna koer nägi välja ikka väga räsitud, siis ma arvasin, et koera on rämedalt koheldud. Lõpuks hakati uurima, et ehk saab kutsa mõnda varjupaika viia. Valga varjupaiga töötaja Merike Soots võttis vana ning pimeda koera enda hoole alla. Varjupaik tervitas väga kenasti, et seal oli viidi tuppa, et välja ei jäetud ilusti ära, siis vaatasime, et äkki küsisime, et kas on süüa või midagi vaja. Öeldi, et kõik asjad on olemas. Väikse toetuse muidugi jätsime selle, et kuidas parasjagu meil sularaha oli. Kaarel Veike tasus omast taskust ka varjupaiga kulud. Lisaks pani mees kogu loo kirja ja riputas selle koos koerast tehtud videoklipiga Nupsu nimelisse internetifoorumisse. See oli hea mõte, sest Võrust pärit Nupsu kasutaja Mailit andis juhtumist teada ka Valgamaalase ajalehele, kus see ka ära trükiti. Nägin Valgamaalases pilti ja siis tundsin koera ära. No siis helistasin omanikule, ütlesin, et koer on leitud ja siis helistasin juba varjupaika, et tulen järgi ja siis õhtul sai juba kohal sõidetud. Tuli välja, et 14-aastane Jackie kuulub Valgamaal Rutumäe naabruses elavale Maie tiigile. Maie mees ja poeg on juba manalateed läinud ning ta pere koosnebki veel vaid Jackist ja kass Tupsust. Eks see seletab ka, miks Maie nii meeleheitlikult oma kutsat otsis. Iga päevaga hoidma, kes alla sinna Taagepera sillani kõndis ära ikka vaata. Ei näe jälge, ma ei näinud midagi. Oi kui taakik. Seda ma kartin kõik hullemini. Ja rääkinin ka siin naabrit, ei ole. Ma mille sa tead need asja, me nii õudselt tänavust kartan need nii hull, mis kole. Vaata, Eleriin tõi Jacki kohe samal päeval koju. Ka varjupaigatöötajad olid õnnelikud, sest ega nii vanale ja haigele koerale Eestist uut kodu poleks nagunii leidnud. Maie oli kui süte peal ja ei jõudnud kallist koera kuidagi ära oodata. Lõpuks sõitis Elerini auto mäest alla. Seda rõõmu ja tralli, mis nüüd lahti läks. No Elerin tõi mul koduautokas ja mulle nii hea meeldis osa issand jumal. Vaati, kui sa mul muusiki nüüd olid ka. Ta tuli veel uue valdide kõiki juurde, ta meegi näe, aga jumal, ta oli nii hea meeldis. Mis sa mõtled, mis sa varjupaigas oli? Tema ei ole kette saadnud olema. Sealt ei pisi ei kakki. Kuidas aga Jackie siis kodust mõne kilomeetri kaugusele maanteele sattus? Arvata võib, et siin on oma osa kevadel,
ja ehk plaanis Jackie veel kõrges eas pattu teha. tema tundis lõhna, pruutilõhna ja läks pulmahdi seisena. et isu oli suur kui omnibuss, et nägemist ei ole, aga ikka naistesse. Ikka naistesse jah, lojini, korraga läheb lolliks ikka enne surma ka. Räägitakse, et Eesti inimene on tuim ja ükskõikne. Paljuski see vastab tõele, aga see pole kaugeltki rusikareegel. Igapäevane elu näitab, et meie seast pole suure südamega inimesed mitte kuhugile kadunud. Alles see oli, kui Tutermaalt päästis Silver Teesalu surema visatud Dolly. Nüüd sai samasuguse teoga hakkama Kaarel Veike. Mehed korjasid üles võhivõõrad koerad ja ei pidanud paljuks ka vaesel ajal oma enda kukrut kergendada. aga nüüd hoiad tal siis rohkem silma ka peal või? Ikka, ega no nüüd ei tüki ära.